oleme tulnud silmalaserisse ja rääkima juttu Kai Nooriga. Minu silmad on korras, sellega üldiselt probleemi ei tule, kuigi tegelikult vasaksilm on laisasilma sündroom, mis see täpsemalt tähendab, ma ei tea, võib-olla Kai käest küsin, aga räägime Kaiga tema ettevõtmistest, tulevikuplaanidest ja elust-olust ka. Tere, Kai! Tere, Märt! Aga meeldib. Mina Kai Noor, väga tore. Kas sa igapäevaselt teed ka seda tööd, mida need aparatuurid nõuavad? Ma igapäevaselt olengi tegelikult silmaarst, teen tööd. Ja meie nagu tavatöö hakkabki inimesega suhtlemisega see, et me natuke räägime, vaatame nägemist ja siis vaatame erinevate aparaatidega. Tähendab, arstitöö on ju iseenesest juba väga ajamahukas ja igatpidi energiat võttev tööd, et kuidas seda ettevõtet juhid on siis? Tead, see ettevõtte juhtimine tuli nagu kauba peale. Sellepärast, et kui ma õppisin, alustasin ikkagi Tartu Ülikoolist ja sealt edasi internatuur, residentuur riiklikus haiglas ja läksin ikka riiklikusse haiglasse ka tööle. Sellepärast, et eraettevõtlus siis nagu väga polnud veel. Ja see oli umbes 23 aastat tagasi? Jah, kuskil niimoodi. Kõik sinu töötajad räägivad sinust kui erakordselt andekast, säravast, töökast ja millest kõigest veel kiidavad sind taevani, küllap selleks on ka põhjus. Vaata, kui sa tunned oma tööd ja oled oma asjas, siis sa tead ka nagu, kus on need rõhud ja kui sa oled ainult, ütleme, meil on ka teisel korrusel kontor, et kui sa oled ainult kontoris ja tuled alla, vaatad ja suhtled, ikkagi suhtled, et see on üks asi, aga sa tunnetad ise neid puudujääki ja seda arengut, mis tahaks toimuda, siis selle võtte on see lihtsam. Kui palju operatsioone sa oma elus oled teinud? Ikka päris palju, et ütleme, et mul on 1 või 2 korda nädalas opipäevad, siis ma teen 15-16 lõikust päevas. Kui sa rääkisid enne, mainisid põgusalt hobisid, et millised need hobid on? Mul on niisugused lihtsa inimese hobid või mul meeldib teatris käia, ooperit vaadata. Oleme päris palju käinud eri maailma paigus ja niisugused, ütleme, et ooperid, kus me teame, kus on midagi on kuulama läinud ja kindlasti ka Eestis on ju nii palju niisugust, mida vaadata. Siis mulle meeldib kunstiga tegeleda. Ja, sinna ma tahtsin ka jõuda. Mis meil siin seinal on? Minu jaoks ekstra tehtud, et ma nägin ühte Indrek Aava ühte mikit kunagi ja siis ma ütlesin, et tegelikult tal oli kõik ära möödud, et okei, ma teen sulle ühe miki. Aga silmalaseri edu lugu arvestades, on sul plaan või on sul visioon, kuhu ta peaks näiteks järgmise 5 või 10 aasta jooksul liikuma? Ja mul on endiselt põnev selles mõttes, et ma olen selline inimene, kes ei ole kunagi tahtnud istuda paigal ja ma olen tahtnud kogu aeg, et ma olen Eestis selle asja esimesena teinud. Et meil on mingisugune teatud visioon, et meil on siin võib-olla suured muutused, aga ma kindlasti ei jää käed sülle istuma ja omad mõtted nagu edasiarenguks on olemas. Kui me räägime mitte arstiametist, vaid ettevõtte juhi ametist, mis on selle kõige ebameeldivam või ebameeldivamad? Ma ütlesin, et teatud ikkagi bürokraatia, mis sa pead hakkama täitma teatud Exceli tabeleid, sellepärast nagu ma ütlesin, 3 inimesega sa suudad läbi rääkida. 10 inimesega sa suudad ka, aga siis on vaja mingisugused piirid panna või mis on paigas, et need oleks kõigile ühtemoodi arusaadavad ja ütleme, et ettevõtlusel kõik ametitega suhtlused ja sellised asjad, kas või näiteks läbirääkimised erinevate asutustega, haigekassadega. Soovita üks hea raamat. Ja soovita üks, ma tahtsin küsida, et soovita üks hea film, aga kuna sa oled teatrisõber, siis soovita mõni teatrilavastus. Teatrilavastusest, mida ma väga tahaksin minna vaatama praegu on Mephisto, et ma olen kuulnud kõike head ja Roosi nimi. Roosi nimi, hästi. Et see on niisugune lõpu ja niisugune vanaaeg, kaasaeg kokku ja mulle väga meeldis. Suur aitäh, Kai, sinuga oli väga meeldiv vestelda.